kõik, mis puudutab haridust, kas see tuli sinuni, las ma pakun, läbi Walshi? Kas ma mäletan õigesti, et seal käis läbi see teema, et kust üldse alustada parema ühiskonna loomist kui mitte lastest ja see automaatselt puudutab haridusteemat. Kas see oli see seos? Ei, pigem ma arvan, et see seos oli Vain ja partnerites läbi selle, kui ma ühel hetkel mõistsin, et see juhtide koolitamine on nagu kõverate puude sirgeks väänamine. Et ta ei andnud seda efekti, mida ma kangesti lootsin. Ja siis ma sain aru, et tegelikult on ikkagi minu kutsumus rohkem luua seda keskkonda, kus puud saaksid sirgeks kasvada, kui et siis neid kõveraks kasvanuid sirgeks väänata. Ja siis ma pakkisin oma kohvrid kokku Vain ja partneris ja läksin siis oma lastele kooli looma. Aga kuidas see siis sinna korraks sisse sukeldades sellesse üleminekusse, kuidas see selles mõttes käib? See kõigepealt suhtled kellegiga, kes teab samast valdkonnast juba nii mõndagi ja siis uurid välja, et mis see täpselt on, mis ma looma pean, sest et mingi maal sa ju Waldorfini jõudsid ja sinna jäid ka püsima. Et kuidas sa avastasid selle, mida sa siis täpselt edasi tegema pead, et kooli luua või nii? No, kõigepealt, kui vanem tütar sai, ma arvan, 5 või ja umbes 2003, et siis ma hakkasin huvi tundma, et kuidas kooliga üldse on lood, et kuhu kooli laps viia. Ja sain kokku oma vanade õpetajatega ja kaaslastega, sõpradega, kes olid vahepeal õpetajaks saanud ja nad ütlesid, et Aivar, et tead, viimase 40 aasta jooksul ei ole midagi muutunud. Et see pilt on kurb. Ja siis ma rääkisin oma hea sõbra ja õpetaja Ülo Vooglaiuga. Ja siis ma jõudsin Vanalinna hariduskolleegiumini ja seal paraku siis meie tütar käis seal siis eelkooli läbi. Aga see kool ka ei ole ju kummist. Et siis ühel hetkel, kui kooli algus oli käes, siis selgus, et on vaja teha katsed. Aga tütrakene demonstreeris oma sellist kangekaelsust, ütleme siis isasse olemist ja teatas, et tema katseid ei tee. Ja siis me olimegi nagu olukorras, kus ei tahaks, ei sooviks kellegile seda. Küll me siis mõtlesime juba kiiresti igasuguseid variante läbi. Me olime siis avastanud Waldorf-pedagoogika abikaasa juhtimisel ja siis me leidsime Arukülas Waldorf-kooli aga see kolimine jäi ära, sest me avastasime ka Tallinnas Olev Ojapi nimelise Waldorfi õpetaja, kes juba siis tegelikult oli juba mõned aastad siis kooliga tegelenud oma kolleegidega. Ja nii me siis ühinesime Tallinna Waldorf kooli perega ja hakkasime siis tegelikult sellist miniatuurset keskkonda siis päris kooliks nagu kasvatama. Nii et kui sina, kui Aivar Tallinnas Waldorf kooli olid Waldorfi koolid või mingisugused kogukonnad juba Tallinnas olemas ka eelnevalt? Ja, üks väike seltskond, kes siis tegelikult ühe lasteaia tagatoas tegi siis juba Waldorf kooli. Oli täiesti olemas. Nad tegid kooli, mitte lasteaeda? Ja nad tegid kooli ja ikkagi täiesti kõigi reeglite järgi oli nii-öelda asi toimis, aga ta oli väike. Ja siis oligi otsing, kuhu kool teha ja siis leiti Tuulemaa hoone, jah? Sinna läks veel aastaid. Et kõigepealt me ikka pendeldasime Lasnamäe ja Mustamäe vahet lasteaedades ja ühes vene koolis olime ühes Tiivas aastaid ja siis tekkis võimalus Koplis Tuulemaal
ja siis tekkis ka selline väike lõhestumine, sest osade jaoks oli see veel hirmsam koht kui Lasnamäe. Aga elu on näidanud, et see valik oli hea, sest me saime siis linnalt rendile maja, milles varem oli õppinud kuni 1000 õpilast, aga siis see oli vene kool ja see paraku pandi kinni, sest õpilaste arv oli drastiliselt kahanenud ja meie läksime oma 38 õpilasega sinna siis ja see oli omaette selline vahva ettevõtmine, aga me saime endale lasteaia, me saime endale sellise me saime endale ühe maja, mis on nagu tüüp koolimaja Nõukogude ajast, mida on ilmselt tuhandeid üle Nõukogude Liidu ehitatud. Aga mis tegi selle eriliseks, oli see, et selle olid laevaremondi tehase ehitajad ehitanud oma lastele. Ja milles mingi eelis seisnes? Oli seal üldse mingit eelist? See tähendab, et see oli ikkagi, see ei olnud lihtsalt ehitajate ehitatud üks maja. Et kui tuleb üleujutus, siis kool tõuseb pinnale. See oli, kui minna selle kooli pööningule, vaadata selle puutöö kvaliteeti, mis seal on tehtud ja üldse arvestades, et seda maja pole 70-ndatest remonditud, siis ütleks niimoodi, et selle algne kvaliteet 54. aastal oli tähelepanuväärne. Waldorf lasteaed hakkab mis vanusest 3. eluaastast. Ja mina värske Bambu pilt seal ka, me kutsume Pamp teda. Bambu, ma ei tea, kas Bambu omanik, aga Bambu isa kindlasti. Ma ei tea sellest teemast, haridusteemast väga palju rohkem kui see, mis ma ise olen läbinud, kui ka see, mis on siit-sealt kuuldud. Ja võib-olla ka, mis on selline mainstream meediast käinud läbi mingid teatud teemad umbes, et Tallinna lasteaedades pole piisavalt kohti ja loosungid on vahest isegi valimiste ajal, et lasteaedu renoveerida, ju siis see on miski oluline, kuna tõenäoliselt on siis tegu suhteliselt halvas seisus oleva olukorraga. Et mingid sellised üksikuid asju. Ning lisaks olen ka eelmise aasta lõpus kuulnud ühte väga-väga põnevat loengut koduõppe teemal. Aga seepärast ma küsingi suhteliselt primitiivseid küsimusi ja võib-olla on veel inimesi, kes on samas pimeduses selle hariduse nagu teemal, et kuhu last panna või nii. Et eelkool peale siis lasteaia Waldorfit, kas Waldorfil on ka eelkool? Ja seal on selline aastakene varem käivad lapsed ja vanemad laupäeviti eelkoolis, jah. 6. eluaastas kuskil? Jah, ütleme, et selles vanuses, jah. Ja kui Tuulemaa nagu loodi, siis seal pandi kohe kas oli 1.–9. klassini vist või algselt? Alguses me olime 1.–9. ja siis me lõime gümnaasiumi osa juurde, jah. Nii et praegu on 12 klassi? Jah. Wow. Ja kui ma näiteks kodus kuulan vahest sükest asja, natukene pool häbi ka, et see lihtsalt tuleks ettevõtte ära teha, aga et kuule, et me peaks panema mingi lasteaia koha igaks juhuks kinni nagu täna, et me oleme hiljaks jäänud juba, on ju. Laps saab alles 5 kuud, aga selgub, et me oleme hiljaks jäänud. Et esiteks, kas see üldse on nii, et laps sünnib ära, kohe lasteaia kohta Tallinnas vähemalt elades hakata leidma ja kinni panema? No kui selline teadmine on olemas, jah, kuhu suunas liikuda, et meie oma 3. lapse sünnijärgsel päeval registreerisime lasteaeda. et jah, üldiselt on nagu hea mõte seda teha ja eriti kui valida Waldorf lasteaed, siis seal on nagu üks selline selge põhimõte Waldorf lasteaed ja Waldorf kool. Et see on registreerimise järjekord.
sest samamoodi need koolid ei ole kummist ja viimastel aastatel on ikka päris korralikult rahvast, kes soovivad oma lapsed sinna tuua. Ja see tähendab, et järjekord on täiesti selgelt primaarne lähtekoht. Ning saime õigesti aru, et eelis on nendel, kes on Waldorfi lasteaias käinud, et nad saaksid koha kooli edasi. Ma ei saa öelda, et eelis oleks. Ikkagi see on ühest küljest on ikkagi nagu selline registreerimise järjekord on ikka esmane, eks ju. Ja siis on see, aga tavaliselt ongi niimoodi, et ikkagi see sama teadlik lapsevanem, kes juba on valinud endale Waldorfi teadlikult, et siis tema läheb tavaliselt ikkagi, on ka siis selle registreerimise osas nagu teinud oma valikud ära, nii et ma ei mäleta ühtegi sellist olukorda, kus me oleks pidanud Waldorf lasteaias käinud last jätma nii-öelda kooli ukse taha, sest keegi teine oli valiku ennem teinud. Mul ei tule ette. Võib-olla on selliseid olukordi ka. Klassi on kui suured alates esimesest klassist kuni mitu inimest? Klassid on nii suured, kui palju on õpetaja võimekus luua iga lapsega isiklik, personaalne, usalduslik suhe. Ja kui klassi, tihtilugu Waldorf koolis võetakse enamasti või igasse klassi üks siis erivajadustega laps. Ja see on pedagoogiline kaalutlus, sest on vaja aidata lastel varakult aru saada, et meie kõrval, meie keskel elavad inimesed, kes vajavad abi ja on teistsugused. Ja siis see kõik nüüd, see kooslus ikkagi lähtub, õpetaja on selle valiku tegija. Tema saab aru, tal tuleb iga päev ju selles keskkonnas nüüd töötada ja toimetada. Ja niimoodi järjest aastaid, et ta ei saa ju otsustada, et nüüd ma võtan aasta puhkust või üldse lõpetan ära? No ei, tuleb ka seda, et kui ikka koormus läheb üle pea või elu teeb mingid teised väljakutsed, siis on ikkagi olukordi, kus õpetajad selgelt on võtnud vaheaasta. Aga üldiselt jäävad oma klassiga kuni lõpetamiseni välja? Kuni 8. Et see on Waldorf koolis tavaline, et 8. klassini on õpetaja nagu perekonna liige. Ehk et sa lapsevanemana arvestad, et sul on üks selline vahva tegelane, kellega selle lapse osas konkreetselt kõiki asju nagu läbi arutada ja mõelda, kes on selle jaoks nagu õppinud spetsiaalselt. See on Waldorf kooli õpetajale päris korralik korralik otsustamise koht on ju, kui ta otsustab selle numbri üle vist siis, et kui palju ta siis tunneb, et ühel heal päeval, kus on otsustamise koht, et ma ikka suudan võtta selle mõnusa suure numbri ja siis ta peab olema aastaid sellega niimoodi. Ja? No see mõnus suur number nüüd, ütleme, et üle 20 on õpetajaid, kelle võimekus oleks ka sealt üle. Aga ikkagi enamasti see jääb sinna 20 juurde. Ma mõtlesin, et see on isegi võib-olla natuke alla 10, aga see on läinud suuremaks. Ei, see on ikka, ütleme, et see klass on ikkagi sootsium ja seal on oluline, et need erineva temperamendiga lapsi oleks, tüdrukuid poisse oleks tasakaalus, et kõik oleks nagu selline ikkagi nagu väike maailma mudel. Ja selline 15, 16, 17, 18, 19, 20, et see on niisugune päris hea number. Et kui on lapsed on hästi kõik üks õpetaja ise on eks ju valinud koos oma mentoritega ehk suhelnud kõigi perekondadega ja saanud selle kontakti, siis teinekord ongi niimoodi, et ta on küll tunneb, et ta on võimeline võtma 20, aga mingisugusel hetkel seal kuskil üks lastest selgelt vajab rohkem abi, siis ta ikkagi jääb sinna pidurdama sinna 19 peale. Ja teinekord tänu sellele mõni või ikkagi enamasti ikkagi alati järjekord ukse taha keegi jääb ja teinekord on ka niimoodi, et perega kohtudes võib õpetaja aru saada, et tal tegelikult puudub võimekus selle konkreetse lapse vajadustele toeks olla.
ja siis on aus ja väga valus otsus, eks ju, et ei saa last kooli vastu võtta. Et selliseid asju tuleb ka ette. Kas paralleele on ka, et nii palju huvilisi jaotatakse ära? Waldorf koolis on üks selline põhimõte, et sootsium tervikuna, et ei tekiks anonüümsust, peaks jääma kuskil alla 300. Õpetajad, õpilased kokku peaks jääma sinna, ütleme 300, isegi tegelikult on, kui on niisugune toimiv mudel, siis 320. Siis see on olukord, kus kõik tunnevad kõiki. Sul ei ole võimalik anonüümseks jääda ja kuskile rajalt maha jääda. Ja see tingib praegu selle kõik, eks ju. Täna on Tallinna Waldorf koolis üle 200 õpilase, umbes 40 õpetajat. Ja see tundub, et selline väga hea tervislik kooslus ja kuhu saab veel vaikselt nagu juurde tulla. Kas see on Tallinna Vaba Waldorf kool pikana või lihtsalt öeldakse nüüd Tallinna Waldorf kool? Ametlik nimi on Tallinna Vaba Waldorf kool. Vaba äkki isegi 2 V-ga? Ei. Ei ole? Siis ma mäletan kuskilt valesti. Mõni aeg, kui meil oli seal Tallinna linnaga selliseid natuke kemplemisi, kui meid veel ei nähtud Tallinna haridussüsteemi osana, siis, või ütleme siis täisväärtusliku osana, siis me naljaga ütlesime, et me oleme Tallinna Vaba Waldorf kool. Et kriips tekkis sinna Tallinna kriips Vaba. Wow. Ja kas ma mäletan õigesti, et selle väikse kemplemise tulemus oli nagu rahuldav teile, et te saite, mis tahtsite kõige paremas mõttes ja edaspidi läks üks suurema vastastikuse austamisega see tee edasi. Oli see nii? Seal oli igasuguseid etappe, et seal oli ka väga keerulisi olukordi, kus me juba täiesti kaalusime võimalust kohtu kaudu asju nii-öelda õigeks suunata. Aga üldiselt jah, võib öelda, et me pääsesime ikkagi üsna kergelt ja ma usun, et see peamine põhjus oli see, et me olime meelestatud ja häälestatud positiivsetele lahendustele. Ja absoluutselt igas süsteemis on sees mõtlevaid ja südamega inimesi, ehk et pole oluline, mida keegi kuskil seal eesotsas mõtleb või tunneb või siis otsustanud on, et enamasti ikkagi aeg loksutab need asjad kõik paika ja siis kui asi on omas ajas ja oma põhimõtetelt õige, siis ta ikkagi jääb ellu ja kasvab suureks. Ja kas Eesti Vabariigis on nii, et haridusasutused, neil on kõigil ligipääs mingisugusele toetusele? Kas see on see, oli see point, et teid ei tahetud nagu näha veel võrdväärsena kuidagi, jah? No seal on nagu rahaallikaid on nagu erinevaid, aga riik üldiselt maksab õpetajate palga, mis on päris kindel ja maksab siis sellise nii-öelda õpilase pearaha õpilase kohta. Üks, mille osas on niisugune probleemne situatsioon on see, et kohaliku omavalitsuse ja riigikoolid on, nende hooned on hallatavad, eks ju, riigi poolt või siis omavalitsuse poolt. Et siis nüüd erakoolidel on see probleem, et seal on nad nagu vaeslapse osas. Et neil tuleb ikkagi lapsevanematel tuleb endal rahakotti pingutada või kergendada ja aga seal on õnneks on selliseid lapsevanemad on alati ka väga nutikad ja sealt on jõutud välja väga sihukeste asiste toimivate lahendusteni ja raha pole maailmast kadunud. See on väga oluline. Sest ma oleks arvanud, et kui erakool, siis kõik on era, ehk siis et kõik, kes panustavad oma rahakotiga, et laps saaks seal oma hariduse, siis sealt tuleb ka see eelarve, et õpetajate maksta, aga ühesõnaga isegi erakoolides riik tagab selle, et õpetajad oleksid makstud või? Jah. Wow. See on, selles mõttes oleme me, Eesti
Eesti haridusseadustik on julgelt, võib öelda, et üks maailma parimaid. Kuidas nii? No tegelikult on ikkagi seaduse järgi võimalik Eestis luua väga omanäoliseid ja häid koole. Ja kui siis mitte nüüd seadusega vastuollu minnes, aga lihtsalt teatud hetkel näiteks koolijuht saab delegeerida, kui seda usaldab juba piisavalt oma kooli kogukonda, ta saab delegeerida isegi otsustamisi kõiki sinna allapoole edasi, kuigi ta seaduslikult ise vastutab kõigi eest naha ja karvadega, mis koolis toimub. Selles mõttes on Eesti koolijuht nagu ainuvalitseja, et Euroopas teisi selliseid riike ei ole. Et Eesti koolijuhil on tohutu otsustamise õigus ja samas ka vastutamise koorem. Väga, väga raske. Aga haridusseadustik kui selline, mis võimaldab, eks ju, meile kõik, alustame sellest, eks ju, kõik need emapuhkused ja asjad, mis on tegelikult ettevalmistus. Siis see on, seal me oleme ikkagi kindlalt topis. Ainukene asi, et tihtilugu meie õpetajad ei saa sellest veel aru, et nad on ka klassiruumis üsna vabad. Ja ainukene piirav element kogu selle protsessi sees, haridusprotsessi sees on see nii-öelda riigieksam või siis see kusagil seal, kus keegi kusagil lõpuks nagu tahab teada, et kuidas siis on õpetatud selle protsessi sees. Aga kui koolikogukond on tugev, siis ei ole sellega ka nagu suurt probleemi, et ikka õpetaja käed on nagu päris vabad. Kelle vinge inimese või grupi inimeste teha see oli, et Eestis nii vinge siis haridusseadustik tekkis ja huvitav, kui vana see on, et nii vinge asi paika sai? Ma arvan, et see ei ole ühe inimese, vaid see on nagu pigem sellise tihtilugu üsna vastandlike protsesside koosmõju. Ehk et Eesti on hästi sportlik ja võistluslik maa, ehk meie rahvas on sportlik ja võistluslik. Ja kuigi sellel hariduse kontekstis on sellel nii-öelda negatiivne ilming iseenesest, ehk et haridus ei ole mingi aja peale ämbri täitmine. Võistlemine. Et see on ikkagi selline tule läitmine. Siis hoolimata sellest on teatud protsessides nüüd kujundades seda keskkonda, on ikkagi jõutud päris headele lahendustele läbi selle, et on olnud mitmed erinevad voolud, kes siis kõik proovivad mõjutada haridust. Ja päris nagu metsa poole ei ole nendest keegi. Et nendel on igal ühel omad head ja vead, aga lõppkokkuvõttes ikkagi oleme me sellise üsnagi inimliku süsteemi kujunemise juures praegu. Et me ei saa öelda, et see oleks nagu lõpuni valmis. Mis kuna aeg liigub edasi ja kõik muutub, siis ei saa see mõnes mõttes vast kunagi valmis, vaid lihtsalt proovib adapteerida ja leida parimat võimalikku lahendust. Ja. See või hariduse ja harituse olemus ju ongi, et see ei ole ju kuidagi seotud mingi diplomiga. Et see on ikkagi seotud seisundiga, mida me saame kirjeldada kui valmisolekut. Et haritus ongi valmisolek hakkama saada pidevalt muutuva eluga. Ja haridus kui protsess on elukestev, sest see mitte kunagi, nagu sa ise ütlesid, eks, mitte kunagi valmis ei saa. Muutus on permanentne. Ainuke kindel ja muutumatu asi, mis ei muutu, mitte kunagi on see, et kõik muutub. Jaa. Nüüd ma mäletan, et sa ütlesid kunagi, et kirjeldasid sükest olukorda, et põhimõtteliselt vältida sükest olukorda on, et kui lapselt küsida, kust tulevad teksad, siis ta ütleb, et tulevad Selverist ja kui selgub, et on vale vastus, siis ta pakub, et need tulevad Konsumist. Et seda ei juhtuks, siis kas või näiteks teksade valmimise protsess läbi teha.
No nii, et ma mäletan, et sa mainisid, et tasub panna mingi seememulda ja siis mõne aja pärast seda lõigata ja siis nii edasi. Et kas Tallinnas Waldorf koolis on ka näiteks kas või kooli kõrval mingi sükene asi siis püsti pandud, et kasvatatakse mingeid asju ja nähakse ka nii-öelda seda orgaanilist poolt, kust mis asjad tekivad? Jah. Ja ikka on kooliaed, me kunagi alustasime, tegime seda isegi koostöös Vabaõhumuuseumiga. Aga nüüd me oleme oma enda seal kooliaias mingid peenrakesi asju ikka teinud ja nüüd on meil tekkinud juba selliste mahetaludega koostöö, nii et nüüd lapsed käivad ikkagi vaatavad päris sellist juba süsteemset põllupidamise kultuuri ja aiamaa pidamise kultuuri. Ja see on üldse sellises 3. klassis, kui jõutakse sinna vanusesse 10, on vanade ametite aasta. Et selle aasta jooksul käiakse läbi kõik vanad ametid, alastes, ma ei tea, rätsepast ja sadulsepast ja tavasepast ja ehitatakse maja püsti, et laps näeb ära seda, et kuidas siis maja nii-öelda seinad, mille peale need toetuma peavad ja kuidas aknad panna ja kuidas katus ja. 10. klass? Ei, see on 3. klass kõik. See on 3. klass? Et see vanad ametid, kus tekib esimene tegelikult arusaamine, et mulle see meeldib, eks. Et kõik tüdrukud ja poisid kõik käivad õmblevad, käivad sepa juurest läbi, taovad nii, et sädemed lendavad seal oma rauatükke ja teevad oma puutööd. Ehk et see on nagu olenemata siis soost ja käiakse läbi selline protsess, kus saadakse aimu, et mis on need ametid, mis tegelikult elu edasi viivad. Sest meil küll täna, eks ju, on enamus töid automatiseeritud, mehaniseeritud ja ratsionaliseeritud, aga ikkagi toit tuleb ikkagi põllult, eks ju. Ja see valdavas enamuses ja see kui ühel hetkel see digitaalne maailm kokku kukub, ükskõik mis see põhjus võib olla, eks ju, siis ikkagi eeldus on see, et inimese laps oskab ise endaga ja oma perega hakkama saada. Et oskab endale ise söögi kasvatada ja oskab endale ise riided selga õmmelda ja saapad jalga teha ja maja ehitada, eks ju. Need siuksed algsed teadmised ikkagi peaksid lapsel olemas olema, kogemus sellest. Nii et päris palju on ekskursioone siis koolimajast väljaspoole? Jah, üsna palju. Nüüd see teema, mis sa ise mõtlesid püstitada seoses digimaailmaga. Ma kõigepealt lihtsalt mainin, mis ma olen tähele pannud. Mõni aasta tagasi, kui Eesti Kontsertiga koostöös olid veel need koolikontserdid täies hoos, mina, mude ja siis paps tegime koolikontserteid üle Eesti ja tegelikult aastate vältel oleme võib-olla üle 100 kooli läbi sõitnud ja esinenud seal ja koolitanud ja on põnevaid tähelepanekuid. Ja pärast alatiseks meelde, kui mõni aasta tagasi saabusime kuskile ja kõigepealt on siis transpordi osa. Asjad tuleb saada ülesse ja tore on, kui on lift, aga okei, see selleks. Oled seal kuskil koridoride peal laiali ja siis teiste jaoks on see vahetund. Et midagi tund ei toimu veel. Ja siis see nüüd natuke irooniline, et ma vaatasin ekraani, et teha pilti sellest, kuidas eranditult kõik lapsed olid telefonis põrandal maas. Kummaline oli see, et mõnes mõttes oli rahulik ja vaikne, kuna keegi ei suhelnud oma vahel. Aga samas midagi ka nagu otseselt ei toimunud, et üks ühel suhtlemist ei olnud, et seda oli nagu tähele panna kindlasti enamus koolides, aga lihtsalt kui see vaatepilt tuli ette, et nüüd pole ühtegi erandit siin istumas maas, kes nagu teeks midagi muud, kui hoiaks silmi ekraanis, siis see oli piisav vaatamisväärsus, et teha nagu pilt sellest, nagu, et pilt videotunnistus, et see on päriselt juhtumas.
Mis muidugi ühelt poolt on päris kurb olukord on ju. Olen lihtsalt kuulnud erinevatelt lapsevanematelt, tuttavatelt, kuidas eesti keeles attention span, nagu see nagu tähelepanu kestvus või see pikkus on ju, et kuidas sellega on nagu ekraanivälisel ajal päris keeruline on näha, et raske on keskenduda millelegi, rääkimata sellest, et tahetakse tagasi telefoni kohe on ju, tagasi ekraani. Et jah, ja nüüd, kui ma palun kohe, et sa räägid üht koma teist sellest ja avardad seda nagu maailmas, sest see on hästi põnev kindlasti, siis ma just ütlen ära, et ma sinu tütrele siin trummitunde andes meenub, et ta vahest SMS-iga suheldes on see, et ta mainib ära, et ta telefon annab kohe koolis ära, on ju, et ta koolipäeva jooksul ei ole võimalik isegi telefonis olla, et sellepärast suhtlus on nagu katkendlik, mis puudutab trummitundide aja kokkuleppimist. Et kuidas sulle tundub siis see digimaailm, ekraanid ja noored inimesed? Mulle tundub, et mu tütar on trummitundi jõudnud, hoolimata sellest, et ta enamuse hommikupoolsest ajast on koolis. Ehk siis midagi ei ole tegemata jäänud. Aga jah, Waldorf koolides on üldine põhimõte selline, et 8. klassini on üldse sükene pigem ekraanist eemal. Et ekraane ei ole 8. klassini. Ja sealt edasi on see siis juba täiesti eakohane minna ja seal on nagu Waldorf kool, nagu kõigis teistes koolides on ikkagi arvutiõppe ja läheb päris edukalt ja ägedalt. Aga just nimelt see sinna puberteedini on ikkagi ääretult oluline, eriti see varasemad aastad, ehk et tekiks lapsel ikkagi selline loomulik resistentsus eluga, maailmaga kokku puutes, et see suhe päris maailmaga oleks reaalne. Et laps saaks aru, mis asi on reaalne maailm. Ja nüüd, kui see võime küll arutada ka selle väga pikaks, kui me hakkame lahti rääkima kõiki neid arengu eeldusi, eks ju, mis peaksid olema ennem tehtud, kui laps jõuab siis sinnamaani, et ta võib hakata selle virtuaalse maailmaga suhtlema nii, et sellel ei ole, et see ei kahjusta arengupotentsiaali. Aga esmane asi on ikkagi see, et tal peavad olema oskus inimestega suhelda, julgus seda teha ja ka arusaamine siis sellest reaalsest maailmast. Kuni seda ei ole tekkinud, eks ju. Üks asi, mille ma paneks ka kindlasti sinna juurde veel on lugemisharjumus. Ehk see, et ta võtab raamatu kätte ja loeb. Sest kui seda ei teki enne virtuaalset maailma, siis on kõik. Siis ma ei ole näinud ühtegi juhust, kus see oleks suudetud ümber muuta. Ja kui lugemisharjumust ei teki, siis on probleem. Aga mis on nüüd nagu selline nagu võib-olla kõige tõsisem probleem on see, et me tegelikult ei teadvusta endale, et me lapsevanematena oleme oma laste kõige olulisemad kasvatajad ja eeskujud. Ja me ei saa lapsevanemana nõuda oma lapselt seda, mida me ise ei tee. Ehk see tähendab, et kui ma ütlen oma lapsele,
kes, oletame, ta ei käi Waldorf koolis, kus on telefonid, hommikul pannakse ära, mitte ei võeta ära, vaid hommikul antakse ära. Õhtul ostetakse uued. siis pärast saadakse õhtul need tagasi ja pannakse koos sisse, et oleks võimalik vanemaga suhelda, kui me nüüd räägime siis väikestes klassides. Oletame, et on üks tavakool, kus sellist harjumust ei ole ja kus on ikkagi täiesti nii-öelda vabalt lastel on see telefon käes ja see laps on siis igal võimalikul hetkel seal telefonis. Sest see on selleks ju kokku pandud ja sellise tarkvaraga täidetud, mille eesmärk ongi lapse tähelepanu 100% endale saada. Siin on pandud tohutud rahad. Ja nüüd, kui see laps on seal päeva otsa selles telefonis ja ta tuleb koju ja ta näeb seal kodus oma vanemaid, kes on täpselt samamoodi telefonis või vahivad televiisorit. Ekraanis. Siis nõuda nüüd sellelt lapselt, et tema ei tohi olla ekraanis, on suhteliselt mõttetu tegevus. Ehk see on lihtsalt enda ja lapse suhete rikkumine. Ainukene asi, mis töötab, on isiklik eeskuju. Aga kui nüüd minna natukene korraks siia küsida, et kuidas me siia oleme jõudnud sellesse olukorda, et kui ma enne ütlesin, et Eesti haridus seadusandlus on maailma üks parimaid või vähemalt Euroopas. Siis teisest küljest me oleme selle tiigrihüppest alates, me oleme sellises pöörases vaimustuses kõigest sellisest digitaalsest. Ja seal ei ole midagi valesti, sest iga sellise uue asjaga ongi võimalus minna natukene pingutada üle, eks. Ja me eestlasel, nagu ma enam ütlesin, me oleme sportlik rahvas ja meile meeldib olla parimad. Me pingutame selle nimel päris kõvasti. Ja nüüd, kui me vaatame täna, et kas kusagil on olnud juttu sellest, et see digitaalne maailm peaks olema eakohaselt siis seadistatud, siis me ei leia sellist kohta. Vastupidi, me võime täna leida näiteks põhikooli siis riiklikust õppekavast, et esimestes klassides, esimeses 3 klassis, esimeses astmes peaks siis laps valdama lihtsamaid arvutiprogramme. Nagu näiteks Word või mingid kirjutusprogrammid, jah? Et 3 aasta vältel võiks selle selgeks teha. Excel, nüüd tabelid. Ja see on nagu õppekavas ametlikult sees. Kui nüüd aastaid tagasi, kui see nii-öelda päevakorda kerkis, siis mina Lastevanemate Liidu esindajana toona protesteerisin, ütlesin, et teate, et meil ei ole täna piisavalt uuringuid, mis ütleksid, et selles vanuses ekraani aeg oleks lastele ohutu. Ja ütlesin, et pigem palun ärme paneme seda seadusesse. Seaduse tasandil, ikka riiklik õppekava on nagu seaduse tasand. Ja paraku minu kolleegid toona ütlesid, et kuulge, et härra Haller, et ma saame aru, Waldorf koolides on need asjad nagu nii, nagu on ja Waldorf koolil on oma õppekava on. Et teie ei pea pabistama selle pärast. See on nagu teised koolid. Ütlesin, et ma ei pabistagi Waldorf laste pärast, ma räägin laste pärast, eks. Et Lastevanemate Liit ei ole Waldorf Lastevanemate Liit, see on Lastevanemate Liit. No igatahes jäi see märkus nagu tähelepanuta ja täna on reaalsus see. Mis aasta see umbes võis olla, kui see jutt oli? No kindlasti rohkem kui 10 aastat tagasi. Kindlasti rohkem. Ja siis ütleme niimoodi, et ega tegelikult ei ole tuldud otseselt ka Waldorf kooli nüüd jalgu trampima ametnike poolt, et miks te ei tee seda, aga küll, aga on olnud konkreetsed kokkusaamised, kus ametnikud on tulnud Waldorf koolide ühenduse juurde ja küsinud, et kuulge, aga miks te selline püha lehm olete?
et miks teil ei ole siis nagu kohustuslik arvutit õpetada, teil lapsed jäävad lolliks nüüd. Ja siis me oleme selgitanud, et kuidas meil need asjad käivad ja mida näitab nii-öelda ülemaailmne lähenemine, eks, et ega siis Waldorf kool on 100 aastat peetud. Ja täna võib julgesti öelda, et maailma IT südames, üks Silicon Valley's on Waldorf koolid on puupüsti täis, et seal on kõik need õpivad siis nende Facebookide ja Google'ite ja kõige muu IT tipptegijate lapsed. Waldorf koolist on läinud lõpetajaid Silicon Valley'sse või Silicon Valley's asuvad mõned Waldorf koolid? Silicon Valley's asuvad Waldorf koolid, maailma kallimad Waldorf koolid. Ja nendes koolides, kus 8. klassini arvuti on tabu, nendes koolides õpivad Silicon Valley tippettevõtete tippjuhtide lapsed. Teadmisega, nii nagu Bill Gates ja omal ajal ka Steve Jobs, eks ju, seal peres ka, ega lapsed enne teismeiga ei saanud arvutit endale ja telefoni. No aga me ei ole küsinud endalt, et mis on see, mida nemad teavad ja meie ei tea. Aga täna on näiteks Silicon Valley's on lapse hoidjatel on keelatud telefon. See on ainult ühel tingimusel, lapse nähes nad ei tohi kasutada telefoni. Wow. Et see on nagu, need on nagu teatud signaalid, eks ju, mis muu maailm võiks tähele panna. Ameerika ajakirjanduses on see juba ammu nagu teemana üleval, meile ta pole jõudnud. Aga jah, me oleme jälle siis näiteks nüüd, meil on siukene vahva ettevõtmine olnud siin paar aastat tagasi, käivitati nagu digipöörde komisjon või? Ma ei mäleta, kuidas ekspertkomisjon, digipöörde ekspertkomisjon. Ja mul oli au ka kuuluda sinna või siis on. Ja seal komisjonis ühel hetkel siis arutati teemat, et 2 aastat tagasi, et mis on siis see õige iga, et kus alustada juba digiseadmete kasutamist õppevahendina. Ja see komisjon jõudis selge otsuseni, et see on 3. eluaasta. Ja siis mina juhtisin tähelepanu, et meie keskel on kõik inimesed seotud selle digitaalse maailmaga. Nad on selle valdkonna spetsialistid. Meil ei ole mitte ühtegi kasvatusteadlast, mitte ühtegi arengupsühholoogi seltskonnas. Ja ütlesin, et palun ärge tehke seda. Selle peale öeldi, et nad ei näe põhjust mitte teha. Mis algatus oli? Mingi riiklik komisjon? Ja see on nagu riiklikul tasandil haridusministeeriumi juures toimiv ettevõtmine. Ja siis ma palusin protokollida enda erimeelsus, see protokoll, sinna kirjutati lihtsalt, et Lastevanemate Liidu esindaja on teist meelt, aga mille osas ja miks seda sinna sisse ei pandud. Et ma taotlesin, et seal oleksid arengupsühholoogid ja kasutusteadlased kaasatud. Seda protokolli hiljem oleks lugenud haridusminister ja teinud otsuse või? Ei otsus on tehtud. Nagu praegu on see ju ikkagi täna on olukord selline, kus me alusharidusseaduses ilmselt saab ta mingisugusel moel kajastatud. Aga see alusharidusseadus on praegu ettevalmistamisel eelnõuna. Aga õnneks on lastearstide selts ja veel siin piisavalt siukest väga haritud ja nutikaid inimesi, kes ilmselgelt sellel seaduseks saada ei lase. Ma loodan, et see ei läheks nii kaugele, et nähakse, et 3-aastasel on vaja nutitelefoni, mida õppida kasutama kui tööriista, vaid vähemalt kui üldse siis lauaarvutit, mis on kuskil eemal, mida vahest külastada. Või tahetakse eeldada, et nutitelefon võiks juba saada nagu? Ma võin sulle tuua näite, eelmisest nädalast tutvustati Tallinna Ülikooli uuringut
ja uuring sedastas, et see kõigepealt ütleme, mis uuring see oli. See uuring siis vaatas 5-aastaste laste eneseregulatsiooni ja see viidi läbi Inglismaal, USAs ja Eestis. Valimis oli mujal riikides 3000 last, meil 2200 last. Ja kurdeti, et lapsevanemad ei ole valmis oma lapsi andma sellistele uuringutele. Uuring seisnes selles, et laste käest küsiti küsimusi mängulises vormis tahvelarvutist. Ehk pandi tahvelarvuti ette ja siis paluti neil tahvelarvutis teha konkreetseid manöövreid, mille põhjal siis selgusid mingisugused tulemused või tagajärjed. Ja nüüd see uuring sedastas siis, et kui 5-aastane laps iga päev kasutab nutiseadet, siis on ta eneseregulatsioon parem kui sellel lapsel, kes ei kasuta iga päev nutiseadet. Eneseregulatsioon ehk siis iseendaga toime tulemine. No vot, näed, sina andsid sellele praegu selle tähenduse. Kui sa kujuta nüüd ette, et me avalikult teatame, et see tuleb pressiteade, et uuringus teadlased tuvastasid, et lapsed, 5-aastased lapsed, kes on juba igapäevaselt kasutavad nutiseadet, on parema eneseregulatsiooniga kui need lapsed, kes seda ei tee. Siis see on ju päris selge sõnum. Kuna ma olin siis konverentsil, kus see sõnum siis nii-öelda välja öeldi, siis ma otsustasin täpsustada ja küsisin, et vabandust, et kirjeldage mulle, mida te peate silmas eneseregulatsiooni all ja missuguse metoodikaga tuvastati see. Eneseregulatsiooni kui sellist mulle ei defineeritud, küll aga tutvustati mulle metoodikat ja metoodika oli siis selline, et lapsele näidati, ma võin nüüd eksida nimetustes, aga ütleme, et jänes ja karu. Et öeldi, et näed, see on jänes, see on karu. Ja kui nüüd siia üles ilmub jänese pilt, siis sa vajutad jänese peale. Ja kui ilmub karu pilt, siis vajutad karu peale. Ja siis lasti lapsel, eks ju, see ära teha. Et ennem tutvustati need, et ikka näpuga niimoodi, kelle need lapsi, kes ei olnud varem tahvelarvutit võib-olla kasutanud või harva. Ja siis teine osa harjutusest oli see, et öeldi, et kui nüüd ilmub jänes, siis vajutad karu peale. Ja kui ilmub karu, siis vajutad jänese peale. Ja piltlikult öeldes, kui me räägime nüüd eneseregulatsioonist, siis nende teadlaste jaoks oli eneseregulatsiooni näitaja see, et laps vajutas õige kiirusega õiget klahvi. Sai aru ülesandest, eks, sai aru, tundis ära karu ja jänese, tegi nende vahel vahet ja siis sai aru, et nüüd ta peab switchima, eks, ümber võtma selle, muutma siis suhet. Ja see on nüüd eneseregulatsioon, eks ju, eneseregulatsiooni mõõtmise või hindamise määratlus. Ehk siis tegelikult mida mõõdeti ja milleni jõuti on, et lapsed, kes pole nutiseadmeid varem käes hoidnud, vajutavad sinna kohta, kuhu nutiseadmel vaja veidi aeglasemalt kui need, kes on seda pidevalt käes hoidnud ja pidevalt sinna vajutanud. Ja. Väga põhjalik. Ja võt nüüd me oleme, kui me nimetame seda eneseregulatsiooniks, eks ju, siis see on nüüd see sõnum, mida me anname ühiskonnale ja see, mille pärast on vaja muret tunda, on see, et meie ühiskond on täis vastutustundetuid sõnumeid.
isegi kui meil ei oleks uuringuid, mis ütlevad seda, et nende seadmete laste kätte andmine varases lapse eas sõna otseses mõttes kahjustavad lapse arengut, siis peaks olema ettevaatlik. Täna, kus meil on olemas need uuringud, siis mitte küll Eestis, eks ju. Sest Eestis tehakse nüüd selliseid uuringuid, nagu ma sulle just kirjeldasin, eks. Et siis meil on USA's, Inglismaal, Hollandis, isegi Soomes neid uuringuid tehtud, mis täiesti selgelt sedastavad, et on hea mõte ikkagi eakohasuse printsiibist lähtuda. Ja ütleme nii, et ka Euroopa siis baasdokumentidesse on nüüd, haridusala baasdokumentidesse on läinud sisse mõiste eakohasus. Ja selle eest seisis Euroopa Waldorf komisjon hea ja see on eelmise aasta siis septembrist alates on see mõiste kui eakohane digiseadmete kasutamine, eks ju. Et see on see, mida me täna peaksime ikkagi endale ilmselgelt uueks normiks kujundama, on arusaamine sellest, et mis see digimaailm ikkagi tegelikult on. Ja kuidas see lapse ja üldse inimese arengut mõjutab. Ja seepärast oleme me siin oma kolleegidega üsna põhjalikult eeltööd teinud ja sellel aastal on veel, tõenäoliselt selle aasta siis, aga hiljemalt järgmise aasta algul tulevad üks raamat ja mitmed brošüürid, mis siis tegelikult räägivad seda nii-öelda meediakompetentsi kujunemise konteksti. Et kuidas see siis lapsel tegelikult eakohaselt kõige lapse arengu sõbralikum olla võiks. Koroona aastal ma pean korraks sellest küsima, võime sellest kiiremini üle minna, kui sa nii tunned, aga kes tellis siukse uuringu? Tallinna Ülikool. Kus oli siis 3 eraldi riiki? See tähendab, Tallinna Ülikool oli seal osaleja. Ma tean, kuhu sa tüürid, eks ju, aga ma ei ole jõudnud vaadata, et mitte küsimus ei ole, kes tellib muusika, see maksab, eks ju, et küsimus on, kes maksab selle eest. Siis küsimus, et kas seal taga lehvivad mõne IT-hiiglase kõrvad, siis ma jään täna vastuse võlgu. Aga kuna ma jagasin seda teavet eelmisel reedel, siis toimus 4. detsembril toimus siis esimene ümarlaud, laste vaimse tervise ümarlaud, kuhu kogunes 21 valdkonnaga otseselt siis laste vaimse tervisega kokku puutuva organisatsiooni esindajad. Ja ilmselt see oli suhteliselt ajalooline sündmus, sest sellist seltskonda varasemalt ühte siis inforuumi ei ole saadud. Ja sellel seltskonnal nüüd on täna, eks ju, see informatsioon olemas ja ma arvan, et kindlasti lähevad nad seal, kuna seal on nagu teadlaste, 2 ülikooli praegu, nii Tallinna kui Tartu ülikooli teadlased olid nii-öelda kaasa kutsutud ja Tervise Arengu Instituut ja Harno, Haridus- ja Noorteamet ja Eesti Psühhiaatrite Selts ja Eesti Lastearstide Selts ja Õpetajate Liit ja Haridustöötajate Liit ja koolijuhid ja koolipsühholoogid ja pereterapeudid ja ehk see oli väga selline asjatundlik seltskond. Ja kuna nad said siis nüüd selle informatsiooniga kõik kätte, siis ma usun, et keegi neist kindlasti läheb ja uurib selle uuringu tausta. Kas sul oleks lootust, et need ka teadlased, keda sa kohtad või kokku puutud, sama testi nagu
kirjeldades seda sama asja, nad saaksid aru, et see ei ole nagu väga kõrgel tasemel teadus, mis siin on tehtud või kuidas sul nagu, kuidas sa arvad? Inimesi raske veenda, et kuulge kutid, vaadake, mis siin tegelikult tehtud on, et kuidas see saab olla? Me tegime ennem seda kohtumist küsitluse ja see oli 9 küsimust, suhteliselt lihtne küsimutlus, aga avatud vastustega ehk kvaliteetküsitlus ja seal tuli ka väga põhjalikult vastuseid, mis sedastasid 2 peamist probleemi, et laste vaimse tervise siis probleemi allikad, võib öelda niimoodi, et on esiteks suhe perekonnas, ehk siis perekond, lapsevanemate valmisolek üldse selle teemaga, seda teemat teadvustada endale ja teine on digimaailm. Et need tulid väga ilusti välja sealt, nii et seal ma arvan, et need inimesed on nagu nii nutikad, et neid ei ole vaja kedagi veenda. Nad näevad ju iga päev, puutuvad nende lastega ja vanematega kokku. Seda on huvitavalt näha, kuidas täpselt nädala pärast saabki laps 5-6-eks ja naine võtab seda nagu veel tõsisemalt ja mõõdab tõenäoliselt minu kuritegu sekundites, mis on täiesti õigustatud, et kui ekraan jääb natukene kätte ja laps on süles ja sest et momentaalselt on 5-kuune kohe ekraanis ja ta ei saa sealt silmi ära, see on nii põnev lihtsalt, et seda on olnud ühed poolt armas ka natuke kõrvalt näha, et on sul süles ja oled külas ja siis sa saad aru, et ühe tüübi pea on fikseeritud kuskil ja siis avastad kuskilt toanurgast teleka, mis käib ja sa võid liikuda ja pöörata kuhu iganes, aga see pea jääb sinna teleka suunas ja mis on natuke, kui hoiaksid tuvi käes vist, jah, et see pea jääb samasse kohta. Et me tavaliselt pöörame siis ära, on ju, et ta nagu ei passiks seda, naine ütleb isegi sinist ekraani vist, sest me teame, et ekraane saab panna kollasemaks ja tõesti on silmale natuke rahulikum, on ju. Aga et jah, rääkimata nendest lõpututest miljonitest, mis on pandud pappi sotsmeedia ja üldse erinevate kanalite arendamiseks, et nad hoiaksid tähelepanu võimalikult palju seal, on ju. Parim näide tõenäoliselt on YouTube, kes on aastate vältel õppinud nii hästi selgeks, mis sind paelub. Isegi kui sa proovid sellest vabaneda, et unsubscribe'id, enam ei telli seda, ikka ta soovitab sulle seda, on ju, ja tulemusena siis võib-olla ikka klikid sinna. Et ja eks ta vist töötab selle dopamiini ja serotoniini süsteemiga jõus, on ju, ehk et nad teavad täpselt, mis nuppe vajutada, on ju, et silmapaarid jääksid sinna ekraanile püsima. Kuule, noor lapsevanem, ma toon sulle ühe näite. Minu lapsepõles ma siukses õrnas eas meil telekat ei olnud, aga ma mäletan, et kui ma koolis käima hakkasin, siis meile üks siukene äge kastnurka tekkis ja siis me vaatasime sealt lisaks veel täna 25 aastat tagasi saatele, nägime seal veel igasuguseid muid saateid ka. Ja multikad olid nagu ikka mäletan, ma olin ikka sügav teismeline ja ikka kui tuli Nubagadi juba siukene tunnusmuusika, siis ma jooksin nii, et seinad maas. Ja ometi need olid nagu 10 kordi nähtud, eks ju. Ja kui sa nüüd küsid, mis see on, mis sinna viib? Siis sa saad aru, eks ju, need serotoniin ja dopamiin ja need töötavad kõik nagu, see tekib nagu sekundi murdosaga hakkab üks masin tööle ja sa saad sealt kätte laksu, mille jaoks sa tegelikult, kui sa nüüd tahad seda sama saada kätte ilma selle telekata, siis sa pead minema õue, sa pead leidma üles oma sõbrad, siis sa pead nendega tegema kokkuleppe, et te mängite indiaanlasi ja kauboisid või midagi muud, eks ju, ägedat ja siis te peate hakkama nagu tegelema sellega ja see nõuab kõik aega, see nõuab kõik nagu füüsilist pingutust, see nõuab tahet. Kõikidega nõusolekut. Jaa, suhtlemist.
aga nüüd on sul kõik on nagu põida liigutuse kaugusel on ju, ja see kõik seesama serotoniin ja dopamiin voolab sulle sisse on ju, täiesti sekundiga. Kõik asjad on tehtavad on ju. Ja see on loomulik, see on inimlik jääda selle külge kinni. Ja nüüd kujuta ette inimesi, kes loovad neid programme, kes otsustavad, et need asjad tuleb nüüd avalikuks teha ja see asi tuleb nüüd nagu ülemaailmselt nagu laiali jagada. Ja nüüd me võtame üles kõigi andmed, eks ju. Teeme seda siis ükskõik missuguse peene meetodiga, sest kes kurat viitsib neid lühikese väikses kirjas asju sealt lugeda, eks ju. Korjame need andmed kokku, kogume kõik nende sellised harjumusliku külje ja müüme selle maha. Ja täna teades, kuidas käivad sekundi murdosa jooksul need oksjonid kõik ju selleks, et saada sind uuesti tagasi YouTube'i. Kuidas nagu seal tehakse see YouTube litsub ennast ja ostab üles seda informatsiooni sinu kohta. Need ei ole enam ju mingisugune saladus. See ei ole enam mingi vandenõuteooria. Vaatad korraks, ma arvan, sa oled näinud ju Social Dilemma või Great Hack või ja, need dokumentaalfilmid. 2.0 Childhood. Vaata, kui sa vaatad neid filme, sa saad aru, et me ei saa minna Larry Page'i juurde, et öelda, et kuule, et sa oled nagu vastutustundetu mölakas või Mark Zuckerbergi juurde öelda. See oleks kohatu, sest me oleme harjunud tegelikult inimesi leidma nagu süüdlasi, eks ju. Hitler oli süüdi, eks ju. Aga kui mõtlema hakkad, siis saad aru, et kui sa oled seal selle rahva massi ees ja karjud Sieg Heil ja sulle karjub nagu 1 miljon Heil Hitleri järgi, siis kus sa aru saad, et sa oled idioot? Midagi sa teed ju õigesti, kui kõigile meeldib, on ju. Jah. See tähendab seda, et me laseme sündida nendel asjadel. Ja Larry Page ja Zuckerberg ei saa ka aru sellest. Täiesti ilmselgelt neile sobib see, et see toob ju miljardeid sisse. Ja see ongi äri. Aga kui palju selles on eetilist või mida see teeb kõige selle uue põlvkonnaga ja veel tulevaste põlvkondadega, eks. Et seda me praegu ei teadvusta ja ma isegi tunnen seda, et et okei, me teha nagu täiesti nulltolerants nendele ekraanidele. Ma ei tea, ma ei ole ka seda meelt, et ma ei ole üldse nulltolerantsi inimene, eks. Ma kunagi olin, aga ma täna enam ei ole, sellepärast, et ma saan aru, et maailm ei ole must-valge. Aga küsimus on selles, et me teadvustaksime endale, et mis on võimalikud tulemused, see hüve, mida me sealt võime oodata ja mis on nagu võimalikud tagajärjed. Et me laseksime sündida diskussioonil, avalikul arutelul. Et me ei häbimärgistaks inimesi vandenõuteoreetikuteks või kurat teab kelleks on ju, kui tullakse välja küsimustega, mille osas valdav enamus on võtnud vaikivalt mugava positsiooni. See on midagi, mis näitab minu jaoks nagu haritusega seonduvaid probleeme, sest nagu ma enam defineerisin, haritus on valmisolek pidevalt muutuva eluga toime tulla. Ja kui täna on ekraanid igal pool ja kui täna vaatad lihtsalt statistika, külm statistika, viimase 7, ütleme siis niimoodi, et aasta tagasi, aasta vana informatsioon, et 7 aasta jooksul on käitumis- ja psüühikahäiretega laste arv kasvanud 3,4 korda. Mitte 3 või 4%, vaid 3,4 korda. Ja siis küsid, et aga võib-olla on sellel ka mingi seos digimaailmaga. Võib-olla, lihtsalt hüpoteetiline küsimus on ju. Vaadata tasub sisse. Lihtsalt öelda, et kõike muud, aga mitte seda on ju. Aga kes nii ütleks?
on konkreetsed inimesed, kes ikkagi aruteludes erinevates komisjonidest on seda päevakorda ju ikkagi võetud ja siis on nagu peamine selgitus ongi see, et metoodika muutus, eks ju. Nende laste siis loendamise metoodika. Näib lihtsalt, et üks nagu süke asi, mis on, millel inimkonnal praeguses arenguetapis on nii ja naa, on üks lemmiksõnasi, sest et ma tihti jõuan sellele tagasi, see on avatus. Et kui inimene proovib kas või olla või proovib olla, annab endast parimat olla avatud, siis ei lükata automaatselt miskit kõrvale, kui keegi esitaks sellise küsimuse, nagu sa just tegid, et kas võib olla digimaailmaga miski seos sellel. Ja lihtsalt ma tihti jõuan sinna kuidagi tagasi, et avatusaste, kui avatud keegi on, kui ta on, see hakkas vist sealt pihta, et ma paar aastat tagasi kuulasin Jordan Petersoni ja muid siukseid tüüpe ja tema räägib ühest sellest 5 siuksest baas omadusest inimese puhul on üks nendest on openness, eks, avatus. Ja siis ma hakkasin lihtsalt kuid hiljem vaatama, et miks mul on enda elus sellised sõbrad, nagu nad on ja miks mõned inimesed nagu ei jää ringkonda, et kas mu sõpruskonnal on mingisugune ühine nimetaja, miks nad just on mu sõbrad. Ja ma ei saanud muud järeldust teha, kui et ma vaatasin, et mida pekki. Nad kõik on võrdlemisi suure avatusastmega. See tähendab, et kui ma lähen nende juurde, nad ei ole inimesed, kes ütleks, et kuule, see jutt nüüd lõpeta kohe ära, et räägime millestki muust või miks sa üldse sugust. Nad on valmis kuulama ära ja kaasa, nad on avatud, mis iganes teemale, et see oli siuke päris suur hetk, ma sain aru, et mis on nagu see ühine nimetaja. Ja selle üle oli kindlasti suur rõõm, sest et soovin õnne. Wow. See on enese tundma õppimise väga oluline samm. Peeglisse vaatamine. Ja. Aga kui sa soovid, ma räägin sulle paar sõna või tutvustan, kus on see avatus. Räägiks võib-olla kiiresti lahti sellise 3 arenguetappi lapse kasvamisel. Et piltlikult neid võib jagada umbes 7-aastasteks etappideks. 0-7, 7-14 ja 14-21. Et see esimene etapp 0-7, see on see, kus laps on nagu absoluutselt 100% avatud kõigele sellele, mis maailmas sisse tuleb, mida ema ja isa sinna ruumi lasevad. Ja need ema ja isa on kõige olulisemad autoriteedid. Ja see kogu see protsess siis kuni 7. eluaastani pingutades ja püüeldes, eks ju, et kui vanemad ikkagi annavad võimaluse lapsel pingutada, eks ju, ei tee tema eest asju ära, vaid teevadki võimalikuks, et lapse huvi kogu aeg säiliks, pingutada rohkem, pingutada veel rohkem ja pingutada veel rohkem, astuda see veel üks samm ja teha veel üks katse ja samamoodi, eks ju, ema, isa ei ütle talle, et ära küsi nii palju, vaid rahulikult lasevad, teades, et kui ta 3. korda küsib seda sama asju, siis see tähendab, et nüüd hakkab asi kuskile sinna juba kinni jääma, eks ju. Ja olles taga kaasas ja vastates ja koondades terve kogukonna, kõik oma sugulased ja sõbrad, eks ju, selle kasvatamise protsessi sisse. Sest vanasti öeldi, et üks laps vajab kasvatamiseks tervet küla. No, et kui nüüd see maailm, mis siis sealt kujuneb, laps vaatab seda ja ta ütleb, see on hea, eks ju, temal kujuneb arusaamine headusest ja kõlbelisusest selles kontekstis. See on esimesed 7 aastat. Tahe kujuneb välja ja autoriteediks on, ta matkib kogu protsess käib ainult matkimise järgi, eks ju. Rääkimine, rääkimata kõndimisest, kõik käivad selle järgi. Nüüd järgnev 7. toimub see hambumus, eks ju, enam-vähem 7, eks ju, ja siis on seda, ütlemegi, et see on nagu laps on kooliküps
ja nüüd ta on siis juba valmis sellised sotsiaalselt suhtlema ja tema autoriteetideks hakkavad nüüd kujunema, eks ju, eakaaslased. Ja tekivad sellised sotsiaalsed suhted paremad ja tunde pool hakkab välja kujunema. Ja mis on hästi oluline, et ta jälgib kõike ja otsib ilu. Ehk et kui lapsevanemana, eks ju, siis aidata tal järjest seda ilu näha ja mõista kõiges maailmas, mis ümberringi on, eks. Siis see on see, parim, mida me teha saame, eks. Ja nüüd tuleb see, me võime piltlikult öelda, et see on, kui esimene oli see, et laps oli nagu käsn, ta imes kõik sisse, eks ju, siis siin laps nüüd teeb oma maailma. See on tema võlumaailm. Ja tema mina on seal keskel, eks ju, see on nagu müür on muu maailmaga ümber. Ja kui sealt murrab nüüd midagi sisse, eks ju, mis ei ole ilus ja ei ole hea. Ja me ei saa, mingil põhjusel ei tea seda, eks ju, vanemana, siis võib juhtuda, et laps müürib selle sinna kuskile oma maailma sisse, eks ju. Kui ta ei suuda seda transformeerida oma fantaasiaga millekski muuks, siis see jääb sinna mingisugune kindlus sinna tema alateadvusesse. Ja siis tulevikus aastate pärast saab sellest probleem. Järgnev 7 aastat, see puberteedist edasi. No see 7 on hüpoteetiline, eks ju, see on, nihkub sinna tänna, aga see on üldjoontes. On see, kus siis kõik läheb nagu mõtestamisele, aju hakkab täie potentsiaaliga tööle ja see maailm, mida ümberringi vaadatakse, saadakse aru, et see on tõene. Ja pannakse see maailm proovile. Ja ennast selles maailmas. Ehk siis nüüd murtakse sealt müüridest välja ja minnakse sinna maailma. Et see on nagu piltlikult öeldes, eks ju, et kui sa nüüd tead seda, eks ju, et see maailm, kus nüüd see lapse mina on nagu selgelt pea tõstnud ja ta on valmis välja poole müüre minema. See on see aeg, kus ta võib täiesti rahulikult sotsiaalmeedias murda igale poole ja ta jääb jalgele, isegi kui ta reegleid rikub. Või vähemasti saab uuesti jalgele tagasi. Kui ta ei ole ennast saanud paika nende esimese 2 korda 7 aastat, siis on ta ääretult haavatav. Ja nüüd oluline, ma tulen korraks veel tagasi, eks ju, et see esimene 7 aastat, see on puhas matkimine. Ja kui me siin räägime, me ütleme, et lapsevanemana meie sõnad ja teod ei lähe kokku, siis me oleme tõsise probleemi ees. Hiljem või varem. Kõik need lapsevanem on telefonis ja ütleb, et sõna ei saa olla. Sina ei tohi. Aga mis sa näiteks ütled, mis on sinu vastus sükses kohas, kui mul on vahest kirjeldatud, et laps käib koolis ja see ei ole Waldorf kool, ehk siis või selline kool, kus on telefonid päeva alguses ära antud ja siis niipea kui vanem proovib kas isegi laadida mingit äppi telefoni, mis piirab kasutusaega või üldse ütleb, et sa jätad selle koju või nii, et kui tuleb see vastus lapselt, aga kõigil ju on teistel. Mis sa sellises kohas teed? No see on enamasti olukord, kui see nüüd ei ole pelgalt selline retooriline, et kõik teised ka teevad. Ühel hetkel, kui sa saad jaole siis, kui see on esimene kord, kui öeldakse, et aga teistel on, eks ju, siis on see väga hea aeg vaadata nüüd üle ja mõtestada ära see, et lapse sõpruskond, klassikaaslased, kas seal on võimalik teha kokkuleppeid lapsevanematega. Ja ma olen selliseid olukordi käies mööda koole näinud nagu üsna palju, kus üldsegi mitte Waldorf kool teeb ühel hetkel klass teeb otsuse, et lapsevanemad ütlevad, et okei, teeme nii, et piirame ekraani aegu selliselt
ja kui lapsed külla tulevad, siis on ekraaniajad täiesti selgelt tabu, et üldse, siis on nagu mänguajad, eks ju, siis tehakse seda teist ja kolmandat, mis on nagu mänguline, huvitav, põnev, annab selle serotoniini ja dopamiini laksu kätte, aga mitte ekraaniga, eks ju. Ja siis tehakse seal muid selliseid omavahelisi kokkuleppeid, mis puudutavad seda väiksemat seltskonda suure seltskonna sees. Ehk siis luuakse oma lapsele võimalust mööda turvaline väli. Ja nüüd, kui olukord on selline, et kus sa näed lapsevanemana, lähed rääkima ja saad aru, et teistel puudub huvi, siis on minu selge soovitus, et see ongi see aeg, kus tuleb teha muutus. Ja kooli vahetada. Ja sest ma oleks arvanud, et sellised kokkulepped on väga haruldased, sest et see ei ole. Ei ole tegelikult, sest inimesed näevad probleemi. Ega siis inimesed ei ole rumalad. Et kui nad ikkagi saavad aru, et laps läheb hüsteeriasse, kui võtad telefoni käest ära, siis nad saavad aru, et asi on ikka päris halb. Et keegi on millessegi kinni jäänud. Ja nad saavad väga hästi aru ju, et ega siis sõltuvus, seal ei ole mitte mingit vahet. Kas see on see telefon või on see šokolaad või on see, ma ei tea, alkohol, narkootikumid või seks, mitte mingit vahet ei ole. See sõltuvuse süsteem ajus toimib täpselt samamoodi kõikide nende puhul. Sõltuvus on sõltuvus. Jaa, aga ma vaatan kohe, kus see digiküsimus meil tekib veel, aga ma enne kui ma unustan, ma uurin, miks see näib, et kiidetakse väga Soome haridussüsteemi. Mida nad nii õigesti teevad? Lisaks sellele, kui see peab paika, et kodutöid ei anta peale kooli koju kaasa. Et miks see Soome süsteem nii kiidetud on? Võib-olla see Soome, natukene ajalugu rääkida kiirelt, siis 20-ndatel, 30-ndatel Eesti haridusinnovaator Johannes Käis korraldas Soome ja Eesti õpetajate ühisseminare. 500 ja 600 teinekord õpetajad läksid laevaga Soome. See toimus õpetajate seminarid, ühised. Väidetavalt üks minu tuttav Jyväskylä ülikooli professor väidab seda, et see oli see teekond, kuidas õpetaja autonoomia tõsteti väärtuseks Soomes. Ehk see oli see, mida Käis propageeris. Õpetaja on oma otsustamistes vaba. Et õpetaja peab olema väga kõrgelt haritud professionaal ja see tähendab, et ta peab olema otsuste tegemises täielikult vaba, mis ta klassis teeb. Autonoomne. Meil tuli nõukogude aeg ja Käis küll oli lubatud ministeeriumis kusagil seal ametnikuna ringi jalutama, aga tema õpetused tõmmati kõik siukesse raudsesse kappi kokku ja öeldi, et unustame need ära. Täna Soomes on maailma kõige vabam õpetaja. Et ma ei arva, et see küsimus on kodutöödes. Ma arvan, et see kodutööd on lihtsalt, ja see ei ole üldse igas koolis niimoodi, eks ju. See on kooli kogukond otsustab, kas nad peavad kodutöid vajalikuks või ei pea. Kas on lastel vaja nagu kodus õppida või on pigem oluline see, et nad kodus saaksid suhelda või sõpradega sotsiaalselt suhelda, eks ju, reaalses maailmas või käia oma trennides ja koduõppe või kodus õppimise, kodutööde maht on Soomes küll kindlasti drastiliselt väiksem. Aga see ei ole igas koolis nii, et neid üldse ei ole. Päris kindlasti ei ole nii. Nii ei ole. Aga jah, et täna ma usun, et on pigem ikkagi Soome koolis on see õpetajate autonoomia, et seal ei tule ühelegi õpetajale isegi pähe, et keegi võiks tulla tema klassi ja öelda talle, mida tema peab tegema või tulla kontrollima, et kas ta ikka järgib mingisugust kava. Ta on vaba, teda usaldatakse. Ehk siis täpselt see,
mida sa ütlesid, et Eesti õpetajates võiks enam olla, et seda autoriteedi kohta, et või ise võtavad selle. Autonoomia kohta ja see, et Eesti õpetajad tegelikult ka nagu, kui me vaatame, eks ju, vaatame seda sama põhikooli gümnaasiumi seadust või siis riikliku õppekava ja näeme üldosas on ära toodud nagu ääretult hästi, keda me tegelikult soovime läbi selle koolisüsteemi kujunevat. Me oleme kirjeldanud ära, millist last me tegelikult, millist inimest me tahame. Aga nüüd on ikkagi mõned üksikud sellised kohad on, eks ju, mis ilmselgelt häirivad ja üks nendest on see sama riiklik ikkagi süsteem, mis ühel hetkel ütleb, et millele täpselt peab laps vastama selles vanuses, eks ju. Ja me oleme Lastevanemate Liiduga ajanud 10 aastat oma jora, et kogukonnad võiksid saada otsustada, et see on nagu küpsuseksam. Et vähemalt 9. klass peaks lõpetama küpsuseksam. Kogukond ütleb, kas see noor inimene on küps olema kogukonna liige. Täna on nagu reaalsus on see, kus empiiriline fakt, et 3% Eesti lapsi lõpetavad kooli, põhikooli ja nad ei ole eluks valmis. Nad ei ole valmis selles vanuses nii-öelda sellest, kui me ütleme standard on minimaalne eeldatav nõue, siis 3% Eesti lapsi ei vasta sellele standardile. Nende teadmised, oskused ja vilumused ei vasta sellele standardile. Kas sulle näib, et Waldorfis põhikooli lõpuks inimesed vastavad või siis vastavad sellele standardile, mis on ette kirjutatud? No Eestis läbi viidud uuringud ja mujal maailmas läbi viidud uuringud ütlevad seda, et need inimesed on õnnelikud. Nad on rahul, valdavas osas rahul sellega, oma otsustega. Nad leiavad üsna kiiresti oma koha ja nad on kaugelt ja kõrgelt üle keskmise loovad, ehk see loovus on nende tugev külg. Ja isegi kui nendest Eestis on niisugune vahva juhtum, et ühest Waldorf kooli lõpetajast sai aasta ohvitser, siis tähendab seda, et isegi nad on võimelised sõjalises hierarhilises süsteemis olema loovad. Ja seda osatakse väärtustada, eks ju. Mm-hmm. Et need Waldorf kooli lõpetajad saavad väga hästi hakkama, ei ole nagu probleemi, et ei ole kõrgkoole, kuhu nad sisse ei saaks ja kui nad on selle võtnud endale nii-öelda eesmärgiks. Aga ma ei taha sellega öelda, et eks ju kindlasti, et Waldorf kool on nagu sobilik kõigi jaoks, et Waldorf kool on ikka lastevanemate kool. Et selle valiku teevad lapsevanemad ja siis on nad ise käivad ja õpivad selle kaudu, eks ju. Nüüd, kui me räägime gümnaasiumi osast, jah, sinna küll tulevad juba noored ise oma otsuse põhjal, eks ju. Mm-hmm. Aga see on siis nende otsus. Jah, see kodutöö ärajäämise koht on vast lihtsalt mul ka siuke primitiivne osa umbes nagu poolel inimkonnast, kes on traumatiseeritud 12 aasta jooksul meeletust kodutöö laviinist. Et see kõlab lihtsalt nii fantastiliselt, nagu ma ei tea, et kuskil jagatakse tasuta komme. Nii, et... Mõistan. ja samas mul meenub, et ise olen ju ka õpetanud 15 aastat tänaseks löökkriistu erinevaid, trummikomplekti ja džembet. Ja ma ei ole ju seda teinud ühegi muusikakoolina, et kui sa seda praegu räägid, seda autonoomia kohta, siis huvitav on mõelda enda koha pealt nagu ka, et ma olen viimast aastaks natuke nagu provinud trummikoolitust putitada. Igast väikseid asju teha paremaks, teha mingi ülevaade, mida ma tegelikult tegemas olen, kas midagi saab paremini teha. Alustades sellest, et kui sa siia jõuad, siin on lõhnapulgad, et oleks meeldiv siseneda. Lõpetades sellega, et kui inimene küsib mult, et tere, ma olen uus tulija, kas oskad mulle ülevaadet anda, mida ma siin näiteks 10 korraga või 1 aastaga või enamgi valdama õpin, siis mul oleks talle midagi vastata. Sest seni ma olen nii tore oma autonoomse koha pealt olnud, et hakkame lihtsalt kuskilt minema. Ja iseenesest on see ühelt poolt toiminud, sest
ma näen ju tulemust, milleks on see, et inimene õpibki väga lühikese ajaga üsna palju ennast väljendama rütmiliselt, mis on mõnes mõttes alati, kuhu see nullist liigub. Ehk siis tal tekib teatud improvisatsioonioskus, ta suudab seda, mis tal sees on, väljendada kätega. Nii et tekivad mingid rütmid ja täpselt nii, nagu just tema tahab neid nii-öelda lauseid kirjutada pulkadega või kätega. Aga lihtsalt ma näen, et eks ka sellega saab vast liiale minna. Ehk siis vahest mul on endal küll niimoodi, et äkki oleks mul mingi struktuuri vaja natukene, et ma oleks kindel, et kõik õpilased võtavad just nimelt need kindlad asjad läbi. Ja kui ma eks nad tõenäoliselt kõik jõuavad selleni lihtsalt arvestades seda, et nad kõik teavad, mis on sirgerütm või kahepastrumiga rütm ja mis asi on breik on ja mingi vahe üle minev osa ja nii edasi. Ja nad kõik saavad seda aja jooksul teadma, siis siiski on reaalsus see, et ma ei tea mitte ükski tund, mida me tegema hakkame. et hakkab tund ja ma vaatan koha peal, mis saab. Ma isegi, kuna õpilas on piisaval hulk, ma ei mäleta, mida ma tegime eelmine kord. Vahest harva on vaja vaadata, et sellest sõnumist nagu järgi, et mida me filmisime harjutusi, et me tegime seda, et äkki jätkame siit üliharva. Alati enamasti on, et mängi midagi. Siis ma vaatan, kuule, teeks ükseid asju, et see tuleb täiesti nagu spontaanselt, et mis ma vist tahan, kuhu ma tahan nagu välja jõuda, on vist see, et ma pole isegi tähele pannud, kuivõrd nauditavaks selline autonoomsus on minu õpetamise teinud. Et ma ei pea proovima mahtuda kuskile kondikavasse niimoodi sisse. Kuni sul õpilasi jagub, ma arvan, et sa ei pea võib-olla väga palju muret tundma. Et kuniks keegi sind pulgaga ei viska, eks ju, ebasüsteemse nii-öelda korralduse pärast. Aga iseenesest on ikkagi see, mis annab sulle hea tagasiside või ütleme niimoodi, et õigem on öelda niimoodi, meistriks kujunemine, ükskõik mis valdkonnas, nõuab oma aja. Ja kunagi 30 aastat tagasi, kui ma ise spordi tegemise lõpetasin ja hakkasin teisi juba samal ajal sportlasi nõustama, siis ma lugesin ühte käsitlust, kus siis tehti arvutused ja toodi välja, et see meistriks kujunemise aeg on umbes 10 000 tundi. Ja siis ma tegin vaatasin nagu oma sportlase karjääri kontekstis ja see oli väga huvitav, et ma jooksin oma esimesed Eesti rekordid tõesti täpselt nagu, kuna ma pidasin treeningpäevikuid ja asju, siis ma võisin öelda, et teadliku trenni tegemise 10 000 tundi oli vaja läbi käia. Ja sealt edasi olen ma ikkagi jälgides ise mentorina mentiide toimetamist, olen ma järjest saanud kinnitust selle kohta. Et see on selline 10 000 tundi, mis tähendab, et sa pead vaatama, et kui sa kulutad 6 tundi päevas või 4 tundi päevas ja 5 päeva nädalas või 6 päeva nädalas, et mitu aastat tuleb liikuda. Et on nagu, ühest küljest on see lihtne matemaatika, millele elu on andnud oma selge väärtuse. Soovitan selle matemaatika. Siis võib selguda, et sa ühel hetkel saadki aru, et nüüd on võib-olla see aeg, kus on vaja ikkagi see mingisugune, kuigi ma nüüd olles vaadates ma olen vaadanud ikkagi su sellise trummikursuseid ja asju läbi ja et sul on ikkagi selline oma süsteemsus on olemas, et sa nüüd küll siin räägid, kuidas sa paned täiesti nii-öelda sülitad pihku ja vaatad, kuhu poole pritsid liigub sinna poole, et ma nagu päris nii ei julgeks öelda, aga kui sa suudad olla niivõrd loominguline, et sa selles hetkes vaadates oma õpilasele otsa saad aru, mis on tema tänane vajadus, siis see on nagu parim, mis olla saab. Aga hea on loomulikult seal taga ikkagi foonil hoida seda, et kuhu ta on oma eesmärgi seadnud. Sest kui te olete seda omavahel läbi rääkinud, siis on sinu vastutada see, et sa õpetajana
annad talle teada, et kas see aeg on endiselt jõus, eks ju, et ta jõuab selle ajaga sinna, kuhu ta tegelikult plaanib minna. Kui seda ohtu ei ole, et ta sellest nii-öelda verest välja lööb, trummi mängimise lõpetab, eks ju, siis sa võid tallegi öelda ka, et näed, et nüüd on nii, et me teeme siin täna seda veel ja siis võime täna üldse minna teha seda seni üldse nagu mitte plaanis olnud asja, mis ei tohiks mõjutada praegu seda või siis muudab seda protsessi selliselt. Et kui sa seda suudad peegeldada, pole mingit probleemi. Jaa, ma käisin eile Arukülas ja selgub, et seal Keeru koha peal on Waldorf kool ja lasteaed. Ja ma just eile kuulsin seda, kuidas Waldorfis lapsevanemaid siis hoitakse mõnusalt ka tegevuses kooliga seonduvalt. Ja siis juttu tuleb ka vahest sellest mõnest kohast, kui Waldorfist on juttu, et ma ei jõudnud seda nagu edasi tutkida, aga umbes midagi sellist, et kuna mainitakse Steinerit ja sajandeid, ehk siis rohkem kui 100 vana süsteemi, siis justkui nagu, et mingites asjades oleks nagu kuidagi kinni jäänud, et kui Steiner oleks tänapäeval elus ja ta töötleks välja seda, mida ta välja töötas, siis ta oskaks arvestada kindlasti selle tänapäeva maailmaga ja asjad oleksid natuke selles Waldorf õppes kuidagi teistmoodi. Ma ei tea täpselt, millele viidatakse, aga ma olen seda mõnest kohast nagu kuulnud. Mul on selles mõttes huvi selle vastu, et mis see täpsemalt on. Mulle näib, et mõndadel inimestel on tundunud, et teatud õpetamise siis kas metoodika või mingisugune teatud jäikus on mingis kohas. Vahest on sellised asjad nagu täiesti õigustatud, sest et ollakse väga kindlad, et tehakse õiget asja, et see toimib, on ju. Sest et võib-olla, kes ei ole rahul sellega, tegelikult ei ole süvenenud, miks see peab just nii olema, sest et asjal on võib-olla mingi põhjalikum, sügavam põhjus, mis on dekaadide jooksul selgeks tehtud tegelikult. Või on täpselt nii, et äkki Saksas ongi Waldorf koolid kuidagi natukene pedantsemad mingite koha pealt ja tegelikult see ei pruugiks tänapäeval enam nii olla. Kas sa tead umbes, millest jutt on või? No eks ma aiman jah, et inimesed on erinevad ja enamasti sellised keerulised äärmuslikud ajad toovad esile äärmuslikust igas eluvaldkonnas. Ja kui sa küsid mu käest, et kas ma olen näinud ortodokseid Steineri õpetuse kummardajad, siis vastus on jah, muidugi olen näinud. Neid on ka olemas. Ja nemad täiesti piibellikult usuvad, et iga sõna, mis Steiner on kirja pannud, on nagu püha kiri, et seda tuleb täpselt sellisel moel järgida. Steiner ise on öelnud selle kohta, et tema õpetus, kui seda selliseks nimetada, on nagu pigem elav. Et seda tuleb kindlasti jälgida selles konkreetses elu etapis, nagu seda ühiskonnas või siis kogukonnas või perekonnas on välja kujunenud. Ja mina pigem, kui ma Waldorf koolile õla alla panin, et siis ma julgen öelda, et ma olin ikka pigem selline raju entusiast, et ma ei teadnud sellest Waldorf pedagoogikast suurt midagi. See 3-4 raamatut, mida ma lugenud olin, see andis mulle mingi ähmase ettekujutuse ja siis ikkagi teadmised tulid läbi praktika. Lapsevanemana, koolikogukonna liikmena, õpetajana. Et siis nagu hakkas kujunema mingisugune arusaamine, et tegelikult ta vist ikkagi siin mõtleb seda või toona mõtles toda ja siis ma läksin juba sügavuti uurima, et
kus kohas tema oma siis nii-öelda informatsiooni sai ja et kui palju seal olid Goethet ja Schillerit ja kui palju olid seal Aristotelest ja Aquino Toomast ja nii edasi. Ja siis ma hakkasin mõistma, et ikkagi see, mida me vajame, on Steiner kui inspireerija. Et minu jaoks Steiner, mul ei ole teist nii suurt inspireerijat, kui on Rudolf Steiner. Aga kui keegi küsiks, et kas ma usun nagu jäägitult Steinerisse, siis ma ütlen nii nagu võib-olla selle pedagoogilise suuna üks parimaid asjatundjaid Cody Keller ükskord ütles, et ei, ma ei ole Steineri usku. Ta on minu jaoks nagu suur inspiraator. Suurim. Aga jah, ma nagu kindlasti ühtegi rida näpuga taga ei aja ja täna, kus ma tegelen põhjalikult siis Steineri sellise sotsiaalse kolmeliikmelisuse teemaga ühiskonna mõttes ja organisatsiooni mõttes, siis ma järjest näen, kuidas tema parimad õpilased on nagu arendanud neid mõtteid ja asju edasi. Et see on suurepärane. Sa ütlesid kunagi, et sa oma elu jooksul tahad luua 10 Waldorf kooli. Kas ma mäletan õigesti? See oli vist siukene, ma ütlesin vist seda asja ikkagi, see mõte oli niimoodi, ma mäletan, et ma olin 45 ja see oli üks hariduskonverents, kus ma võtsin sõna ja ütlesin, et olin suht kriitiline, tõin välja selle tänase haridussüsteemi teatud kitsaskohad ja siis ütlesin julgelt välja, et ma plaanin töötada siukeses rajus tempos, nagu ma toona olin selle valiku teinud veel järgmised 45 aastat. Ehk 90. eluaastani ja selle aja jooksul ma aitan üles ehitada 10 kooli. Ma siukese mõtte ütlesin välja, et ma aitan üles ehitada 10 kooli. Eestisse? Mul ma ei määratlenud, aga ma mõtlesin kindlasti tol ajal ikka Eestit. Et tol ajal mul iga selline rahvusvaheline haare hariduse kontekstis puudus. Kuidas sa täna tunned? Esiteks, kas kogu see Waldorf kooli loomine ja jätkusuutlik siuke pidamine on osutanud veidi energiat nõudvamaks, kui sa arvasid, või tänase seisuga on just nagu saanud nii mõnusalt settida see paika, et ongi mugav õige võtta juurde seda oma panuse andmist siis teiste koolide loomisse ka? See protsess oli ääretult raske. Selle oma laste kooliga liikumine ikkagi viis mind ikka täiesti auku. Ehk et ma ikka töötasin ennast täielikult katki. Ja kuni ma pidin tunnistama lõpuks, et ma enam ei suuda, siis tulid nõiaväel appi inimesed, keda ma ei olnud osanud varem appi kutsuda piisavalt veenvalt. Ja tänaseks on need inimesed viinud selle kooli sinna, kus ta on. Ehk et mina ei ole täna juba mitmeid aastaid üldsegi selle kooli kogukonna eestvedaja ehk liider. Ja see, mis oli minu isiklik lugu välja kujunemine sellise liidrina selle kooli vedamisse ja see oli sellise sportliku, egoistliku võidujooksja kujunemine läbi haleda peksa saamise meeskonna mängijaks. Et see protsess on olnud vaieldamatult parim etapp mu elus.
ehk see on mind kujundanud selleks, kes ma täna olen. Ja ma ei teeks seal mitte ühte asjagi teistmoodi, sest teades seda, mida ma täna tean, selle protsessi sees olles ma tegin järjest parimaid valikuid. Ehk neid, mida tollel hetkel oli võimalik teha ja ma elasin 6, 7, 8 aastat ma elasin sõna otseses mõttes hingetõmme aaval. Aga ma tegin seda oma laste nimel ja see on nagu kõige võimsam motivatsioon, mis ühel vanemal olla saab. Ja kui see ühel hetkel see protsess, eks nüüd on veel noorem tütar õpib seal, aga kui ka poeg lõpetas, siis ma saingi aru, et ikkagi see oli nii tänuväärne, et mu poeg nägi seda, kuidas ma selle protsessiga ninali kukkusin ja võttis ilmselgelt sealt oma mingid kõrvaltvaataja õppetunnid. Loomulikult on tal vaja oma rada ja kõik käia, aga kuskil mingil hetkel on tal võimalik siis see äratuskell sealt see vana vekker võtta ja öelda, et ahaa, ma tean, see teeb sellist häält siis, kui. Et see oli võimas protsess ja ma ei oska arvata, et see oleks võinud kuidagi olla teistmoodi. Jah, meeletu kasvamine. Jah. Ja kuidas on teiste koolide nagu kasvatamisega, kas esiteks neid on praegu nagu nii juurde tulemas Eestisse Waldorf koole ja mis tempoga või on hetkel juba täitsa nagu piisav arv neid? Hetkel on 10 ja laupäeval käisin just ühte kooli aitamas ja ma ikkagi tegelen nende Waldorf koolidega ja tegelen ka teiste koolidega. Et ma olen igal aastal ikka 2-3 koolis järjest nii-öelda toimetamas. Et see protsess on käiv. Kui nüüd öelda, et küsida, et kas mõni nendest hakkab valmis saama, siis vastus on, et ei. Et ilmselt võtab ka oma laste kool veel, Katariinal on veel aega, eks ju, siin 4 aastat minna. Et 4 aasta pärast vaatame. Ja kas selle kohta üldse saab midagi küsida, mida sa oled aastaka ja pluss tagasi vast maininud, et kavandatakse ühte vinget Waldorf kooli Eestisse või sellest ei saa üldse rääkida? Või see on hetkel täitsa pausil nagu nii? Tead, ma arvan, et see on pigem nagu sellisel, see oli tegelikult üks siukene ühe hetke potentsiaal, mis avanes. Ja see potentsiaal jäi tollel hetkel tegelikult rakendamata. Ja ma ei arva, et midagi läks valesti. See oli isegi võimalus siduda erinevaid hariduslikke metoodilisi lähenemisi, aga ta jäi sinna, kuhu ta jäi. Aga see oli minu jaoks oli see ääretult hea, et selline võimalus üldse tekkis, et on nagu Waldorf kool ja üks teine kool on võimalik panna nagu, võiksid kaaluda, et need kogukonnad toimivad koos ja lähevad sellisesse maalilisse keskkonda ja ehitavad seal ja võtavad koos ka finantsriskid, need lapsevanemad ja aga see oli ka jälle loomulik, et mingil hetkel siis see mõte pandi kõrvale, kuigi töö tehti hästi põhjalik ja finantsiliselt oli näha, et see isegi võiks täiesti selgelt õnnestuda. Aga me oleme kõik alati, me ei ole mitte paremad ja halvemad, vaid me oleme erinevad. Ja siis erinevus tähendabki seda, et ollaksegi tihti enamasti ka selles arenguprotsessis mingisugusel erineval etapil. Ja paraku see siis, kui kaaluti läbi kõik variandid, siis leiti ikkagi, et pigem siiski praegu seda täit valmisolekut ei ole, et riskid on suuremad kui tegelikult potentsiaal.
sinna see jäi, aga ma olen täiesti kindel, et see tuleb uuesti päevakorda lähiaastate jooksul. Sest et hoone planeering oli nii vinge. Jaa, seal ikkagi juba ütleme, et inimesed, kes tegelevad neuroteadustega ja samal ajal on nagu klassikalised arhitektuuri lõpetanud, vaatasid nii-öelda asjadele otsa ja tegid seda ikkagi kõike nii-öelda oma lapsi ehk kõrgeimat motivaatorit silmas pidades. Kas Waldorfil on selline keskne nõukogu ka või miski, mis aitab eri maailma paikades Waldorf koole tagant? Niimoodi, et kui kuskil on kuskil ei ole Silicon Valley ja rikkad mingid Saksa piirkonnad, vaid mõned muud piirkonnad, siis Waldorfil on mingisugused fondid või nii. Jah, see on väga hästi toimiv mehhanism, ääretult hästi toimiv ja me ise saime abi oma alustamise juures ja see oli nagu selline täiesti imeline situatsioon, kus me mingil hetkel vaatasime, et öeldi meile, et näed, selleks, et kooli saaks siin pidada selles majas seal Tuulemaal, et siis on vaja teha ära need ja need asjad, selles etapis esimeses, teises, kolmandas, leppisime linnavõimudega need asjad kokku, haridusametiga ka ja siis vaatasime numbritele otsa ja numbrid ütlesid seda, et see number on umbes 50 000. Siis vaatasime üksteisele otsa, küsime, kus me selle raha võtame. Ja siis tuli üks vahva selline daam, kes on Waldorfi vedanud siin juba algusest peale ja siis tema ütles, et Saksamaal on selline Software Stiftung AG ja fond, kelle juurde tuleks siis pöörduda. Ja see fond oli siis, see on väga huvitav ajalooga fond, et selle rajas mees, kelle siis lapsed autistidena vajasid erikooli ja siis ta otsustas, et see on Waldorf ja siis ta esiteks aitas selle kooli luua ja siis ta lõi selle fondi. Ja kuna ta oli siis, nimi ütleb, Software Stiftung, et see oli tegeles siis arvuti ja tarkvara maailmaga varases 80-ndad ja seal kandis, et oli väga edukas ärimees ja sellest fondist on täna aidatud sadu ja sadu koole üle maailma. Meie saime sealt, tuli kohale inimene, vaatas meile otsa, nägi, et meie plaan on tõsine, kuulas meid kõik ära, sai kokku ka meiega koos linnaametnikega, vaatas, et tegelikult nagu katted, vajadused, kõik on nagu reaalsed. Läks koju tagasi ja paar päeva ja raha oli meie kontol ja tegime asjad ära. Väga kihvt. Aga samas ka ütleme, et tuleb tunnistada, et meil seal mingil hetkel lasteaeda avades oli nagu 2 rühma jagu lapsi oli juba ootel ja siis oli ka olukord, et ehitaja oli olemas, projekt oli olemas, ainukene asi, mis oli raha puudus ja siis koputas ühel päeval uksele üks saksa keelt kõnelev härra ütles, et ta tahaks, et tema lapsed käiksid siin lasteaias. Ja et mis ta peaks tegema selleks, ma ütlesin, et ainukene mure on raha. Siis ta küsis, palju vaja on ja toona oli summa 16 000 eurot. Ja järgmine hommik oli see raha meie arvel. Ja tema lapsed siis peale ehitustöö lõppu lasteaias. Et see on ikkagi selline, see ei ole natukene võib öelda, et ta on nagu pealt näha selline kaootiline, aga seal taga on inimeste nagu tõsine tahe ja pingutus soov muuta maailma paremaks. Ja see tähendab, et mitte ükski Waldorf kool ja mitte ükski kool, ka teine kool, eks ju tegelikult, ükski haridusinitsiatiiv ei jää mitte kunagi raha taha. Ma olen seda näinud väga erinevates elusituatsioonides ja valdkondades. Raha tuleb siis, kui idee on piisavalt hästi läbi mõeldud ja inimesed on valmis. Teinekord natukene hiljem, tribakene hiljem.
Aivar, aitäh sulle, et sa tulid ja avasid neid teemasid, mida me täna puudutasime ja Täiaks. Aitäh, ma siis lähen täna koju ja proovin seda lasteaia kohta ruttu kinni panna. Et jah, on igatahes väga-väga põnevalt ja kindlasti saab sellel haridusteemal nagu silma rohkem peal hoitud nüüd, kui see on muutunud ka nagu isiklikumaks, kuna üks väike põngerjas on vaja kuskile panna ja teda suunata ja aidata tal kasvada. Nii et aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes kuulasid ja vaatasid ja järgmise korrani.